Nii, Brenda. Ma ütlesin Brendale, et tulin koju just töölt, kell on 5:20. Ütlesin, et peame filmima. Mul on sulle pakkumine. Ja mina nagu vedelen siin täna minu 12. päev peale operatsiooni. Näen täitsa inimese moodi välja, on ju, aga ikkagi jätkuvalt ma ikkagi nagu enamik päevast vedelen. Ja homme me lähme Melbourne'i arsti juurde. Ja mul on sulle pakkumine. No mis pakkumine sul mulle on? Kas sa selle asemel, et me sõidame Melbourne'i, tahad lennata Melbourne'i? Ei, ma ei tea. Ei taha vist. Jah, siis on nii kõik. Kuidas sa lendad Melbourne'i? Adam lendub homme Melbourne'i ja laupäeva hommikul tagasi. Päriselt? Ja, ma just reaalselt nagu 5 minutit enne tööpäeva lõppu veel küsisin Adami käest, et kas ta on kontoris asjada. Siis ta ütles, et ei, et ta lendab Melbourne'is. Ma mingi, millest tagasi tuled? Siis ta ütles laupäeva hommikul, et muidu jääb liiga hilja peale. Siis ma mingi, ma lähen ka Melbourne'i homme. Ja siis ma küsin, millega ta läheb. Siis ta ütles, et ta läheb Eedi Cessna 172-ga. Siis ma mingi, kas ma saaks ka tulla või kas me saaks ka tulla? Siis ta mingi, oota, ma korra arvutan. Siis ta mingi, ja kaalu osas sobib kõik. Nii et jah, oleks 5,5 tunni asemel 2,5 tundi Melbsi. Okei. Mis see lennuk see on? Kui suur? No väike 4 kohta. Ja me lendame madalalt, on ju? Jah, 6000 jalga. No põhimõtteliselt 5 korda madalamalt kui nii- öelda reisilennuk. Adam lennab tihti lennukiga või? Ja noh, ta on selles mõttes. Adam on siis meie peapiloot, kellel on umbes vist äkki 22-23 000 lennutundi, et see on väga-väga palju. Ja on vähe piloote maailmas, kellel on 23 000 lennutundi. On või? Ja. Mis tähendab vähe? Kui palju on vähe lennutunde või? Ei, ma mõtlen nagu, kui palju on vähe maailmas inimesi, kas see vähe tähendab, et mingi 1 miljon inimest või? Ei, see vähe. Ma räägin pärast 10 inimesest. Ei, mitte päris 10, sellest ikka piloot on, aga ma arvan, et äkki Austraalias on, ma ei tea, paarsada pilooti, kes on rohkem lennanud. Eriti tema, nagu kui sa võtaksid tema vanuse ka veel, siis võib-olla on mingid 10 inimesi, kes on nii palju lennanud tema vanuse kohta. Nii et selles mõttes ma oleks heades kätes. Jah, ma arvan, et me peame kõigepealt helistama arstile ja küsima. Ma siis helistan arstile nüüd. Ma ei tea, mis elu me elame siin, aga me helistasime arstile ja arst ütles, et võib küll lennukiga lennata. Nii et me lähme nüüd lennujaama, sest ma tunnen, et mul on lisastress sellest, et me lähme homme lennukiga. Nii et me lähme lennujaama ja vaatame, kas mulle tundus, et need istmed on hästi nagu, et ma pean nagu püsti istuma seal ja ma tean, et ma ei saa 2,5 tundi püsti istuda põhimõtteliselt. Et siis me lähme nüüd lennujaama ja vaatame, kas ma saan seal istuda. Just naersime, et mina panen siin dressikat selga, ütlen Ansule, et mis stressi sa mind viid selle lennukiga. Ja siis, et me mingi, et iga naine, paljud naised annaks kõik, et nende mees viiks neid lennukiga arsti juurde. Eralennukiga, aga mina julgen vinguda ka veel. Kas me võtame tule põlema või? Me oleme nii rikkad ja okei, või? Siis on siuke tunne, nagu keegi ootab kodus. Nii, ei ole esimene, teine sõit tegelikult, aga esimene sõit siis kuidagi hirmus on. Ma arvan, peame autoga minema, sest ma olen nii nagu närvis juba lihtsalt selle lennuki pärast, vaata. See auto rappub rohkem kui meie auto. Okei, me oleks pidanud me jääma meie autoga, Hans. See on ebareaalne. Oh my god, okei, me oleme kindlalt lennukiga. Sa tegidki strateegilise lükke selle autoga tulles. Ma ei teinud mingit strateegilist lüket. See on ebareaalne lihtsalt, nagu see tee ei näe välja, nagu mingi augud oleks üksteise otsas. Aga nagu see, kui palju see rapub. On kiiremini natuke parem. Väga halb. Okei, kui suur känguru sa oled? Tulime lennukit vaatama ja täiesti crazy. Crazy, kakatuul. Okei, selle lennukiga me siis peaksime homme minema. Nüüd mulle tundub vähem realistlikum see värk siin.
mis on vähe realistlik. Vähe realistlik ja et me sellega lähme. Ja. Praegu tundub, et see eesiste on nagu, et siin ei ole ruumi. Aga see sellepärast, et... Miks see nii tugev kütuselõhn on? Ah? Miks see nii tugev kütuselõhn on? Adam just tankis enne, kui ta lõpetas tööpäeva. Nii. Sellised nagu kütuse järgi lõhnab nii tugevalt. No arvutis käes maha võiks. Tegelikult on ta kuskil umbes nii on see. Kus piloot üldse istub? Vasakiste. Ma olen juba nii mures meil lendada nagu. Ma ei tea, kas me peaksime selle lennukiga minema. No kuidas sa ei lähe, kui siuke võimalus on? 2,5 tundi ja melpsis. Aga mõtlen nagu, et kas see rapub nagu vähem kui auto või? Ma arvan küll, homme peaks olema päris ilus ilm ka, ma vaatasin, et jah. Ja sa võid proovida selles mõttes, Brenda eralennuk omad reeglid, vaata. Et sa võid olla siin olla nagu diagonaalis, võid ka olla ja endal sinna selja taha mingi padja ja asja võtta. Võin padja kodust kaasa võtta või? Jah. Oota, aga mis mõttes kaal lubas? No, et kas lennukitel on kindel, kui palju kaalu ta võib kaasa võtta? No, sa ütlesid, palju me kaalume siis või? Ma ütlesin 160 kilo koos pagasiga. Nii et saame mingi 10 kilo pagasit ka kaasa võtta. Palju ma kaalun sinu arvates? No ma panin endale 60, sulle 80. Ei, vastupidi tähendab. Vastupidi. Lõpeta ära. Aitäh sulle. Nii, lennuki outfit ka valitud. Mul on siin see suur bluus, mis ma ostsin, see 26 suurus. Ja mantel, aga kuna ma mantlit ei saa siia peale panna, siis mul on sall niimoodi. Ja ühtlasi on see siis lennukis teki eest ka mulle. 2-1. Valmis. Ready. Ma tegin omale meigi esimest korda peale operatsiooni. Hans teeb köögis süüa, kuulab Justin Bieberit ja tegelikult minu playlist eile käis ja nüüd see läks otse Alexasse. Ja siuke outfit, et mul lennukis külm ei hakkaks. Ja varsti lennukile. Padi on mul kaasas. Ja nüüd lennujaama. It's half the time of driving. Yeah, exactly. Päiksetõus, lennuk. Me varsti tõusime õhku. Mingi 15 mintsa pärast. Küll või? Ma vetsu minema. Siin lennukis ei ole vetsu. Siin ei ole vetsu.
oleme just Moorabbini lennujaamas siin Melbourne'is ja nüüd istusime Uberis ja sõidame 35 minutit arsti juurde. Noh, Brenda, sinu jaoks esmakordne kogemus lennata sükse väiksema lennukiga. Mis arvasid? No ma ütlen sama, mida ma ütlesin Adamile lõpus piloodile, siis see oli mu elu parim lend. Nagu ma ei tea, kas see on nagu sellest, et me olime seal nagu siuke nagu ei tundu nii nagu fancy, kuidagi nagu mingid turvakontrollid, võib-olla need asjad ajavad mingi stressi, aga nagu see lennuk ka, sa ju näed välja nagu 360 kraadi põhimõtteliselt on ja ma ei tea, lend oli ülisujuv, nagu selle autoga ma rapun praegu 7 korda rohkem kui lennukiga ja nagu meie teema sellest, kas me lähme lennukiga autoga oligi see, et huvitav, kumb vähem rapub, sest mida vähem ma rapun, seda lihtsam mul on. Lõpus, kui me hakkasime maanduma, siis natukene oli seda raputamist. Adam vaata küsis ka, et ega ei olnud nagu liiga pampi vaata, aga nagu see oli ülivähe ja nagu maandumine. Ma pole ühegi lennukiga kunagi niimoodi maandunud, nagu see oli nagu, ei saanud arugi, et maandusin lihtsalt. See oli ka mingi kui lennukuningaga, mis ütlesid, et see lennukuningaga lendad, siis ongi nii või? Ma ütlesin jah, et mingi, Adami perekonnimi on King, siis ma ütlesin et kui lendad King Airlinesiga, siis ongi nii, et... Okei, ma mõtlesin nagu, et lihtsalt sa ütlesid, et tal on nagu väga palju, et maailmas ei ole palju inimesi, kellel nii palju lennutunde on. Et siis ma mõtlesin lihtsalt seda, et kuna ta on nagu nii staažikas piloot, et siis sa mõtlesid selles mõttes King. Ta on perekonnimi King. Nii et, aga ei, väga mõnus jah. Minu jaoks oli ikka, mul ei ole mitte kunagi olnud nagu nii chilli lennukogemust väikse lennukiga. Et täna oli tõesti super ilus ilm. Muidu ikka raputab täiega või? Ei, selles mõttes võib raputada, aga praegu ongi väga-väga hea ilm, nagu ma ütlesin sulle eile juba. Ja homme on ka hea ilm. Nii et peaks olema chill tagasi minna ka ja kuna meil oli tagant tuul, siis jõudsime kohale võimist 2 tunniga. Pool tundi varem. Ja pool tundi varem, kui planeerisime. Nii et see oli super. Ainuke halb asi on see, et siis see tähendab, et homme on vastutuul. Ehk siis homme läheb nii palju. Homme läheb siis vastupidi, et homme artasti tuleme 2,5 tundi nagu planeeritud. Ja mul oli siuke põiekas, nii et super hea, et me pool tundi varem jõudsime. Jah, nii et aga nüüd lähme sinna ostukeskusesse võib-olla ja siis 2 tunni pärast on meil konsultatsioon, nii et oleme jõudnud siia ostukeskusesse, mis on meie arsti siis lähedal, meie Brenda arsti lähedal ja siin on IKEA, nii et me lähme loodetavasti eelmine kord, kui me käisime, siin oli hästi vara hommikul, aga ainult hommikusööki. Ma loodan, et saab lihapalli minna sööma, nii et lähme vaatame IKEA-sse. Tulime kõhvi võtma. Brenda puhkab seal ja vist filmib mind. Ja võtan kohvi. Ja siis kell 11 ütles, et saab IKEA-st süüa, nii et kell on praegu 10.36. Nii et 20 minutit pärast saame IKEA-st süüa. Tulime IKEA-sse lihapalja sööma, sest eelmine kord oli hommikusöökis me ei saanud ja liikusime liftiga üles ja avastasin, seal oli siis silt, et Friday on kella 11 saati ja -50% membersitele siis. Nii et ma ei tea, mis õnnepäev meil täna on. Lennukiga saime Melpsi, nüüd saame pool tasuta süüa. Imeline elu. Jah, et me oleme lihapalja nüüd võtma. Võtsid vaatega laua või? Jaa. Nii, söömas käidud. Nüüd jalutame rahulikus tempos arsti juurde. Siit peaks olema paar minutit jalutada veel. 9 minuti pärast algab konsultatsioon või kokkusaamine, mis iganes selle asja nimi on. Ma tahtsin enne öelda, et ma ei tea, kas sa mainisid, et täna 50% oli alla, et nii on? Ei mäleta. Jah, 50% sai täna toidu pealt alla. Sina küll siia ei mahu. Keegi sõitis selle asja külge, et kas sa oled alla selle kõrguse. Vähemalt on hea kõrge auto. Ma ei jõudnud üle äärekivide teisele poole. Nii et igastahes oli 50%, ehk siis meie 2 meatballi praadi pluss
üks limonaad oli kokku $22. Muidu oleks on 44 tavapäeval, nii et võt. Päreks hea, meil on õnnepäev täna. Jaa, õnnepäev. Lennukiga Merksi, pool tasuta süüa, kodutoitu ka veel on ju Eestis. Just. Ja ma tahtsin küsida seda ka, et andke kommentaarid, ma ei ole kunagi Eestis Ikeas käinud, aga kas Eestis on ka seda masinas, seda leedrilimonaadi või, sest see on räigelt hea. Nii et andke teada, kas seda on Eestis ka, kui on, siis minge proovige kõik, sest see on mega hea. Nii et, aga nüüd lähme vaatame, mis arsti härra räägib. Nii, oleme enda majutusse jõudnud. Meil on siis selline 2 voodiga. See on Antsu voodi. See on minu voodi. Me nüüd magame eraldi vooditest, kui teada tahate. Viimased 2 Viimased 2 nädalat. Super. Ma isegi ei mõelnud, kus kohas võiks siin olla. WC kristalluste taga. Kuule, vaata seda. See oleks pidanud meil enne olema. Ma magan siin. Astud, tõused püsti. Vaata. Oled voodis, tõused püsti. 1, 2. Kuule, 2-3 sammuga saab vetsu. Poti peale, jah? Jah. Mõnus. Ma nii väsin, ma ei jaksa midagi teha. Käes on teine päev. Juhu. Sõime muna ja tomatit ilma soola ja piprata. Oli meie hommikusöök. Panime riidesse. Ja varsti lähme lennukile. Tahtsin näidata, kui lahe bluus mul selja tagant on. Me mälestame täna Austraalia ja Uus-Meremaa langenud sõdureid. Yeah. Täna on riiklik püha. Hommikul, kui ma käisin kohvi toomas Brendale, siis olid kuumahu need pallid. Ja olid jah? Väga enksa. On lahe bluusi, jah. Ja kell on praegu siis umbes 8:40, umbes poole tunni pärast hakkame liikuma, saame Adamiga Moorehabeni lennujaamas kokku ja lendame tagasi Griffithisse. Nii et jah, pakime vaikstast kokku ja hakkame liikuma. Lennujaama minek, kuidas tunne? Paha on olla veits. No, aga 2 tunni pärast juba kodus enam-vähem. No 3. No 3. Parem kui 6? Jaa. Nii tagasi Moorehabeni lennujaamas. Lähme otsime Adami ülesse, hüppame lennukisse ja lendame tagasi Griffithisse. Piloodikoha on sisse võtnud Hans, nii et täna lendab koju Hans. Esimesed 15 minutit pidi olema väga pampi, sest me lendame madalal, kuna me oleme Melbourne'i õhuruumis ja siis pärast läheb nagu sujuvaks, me saame kõrgemale minna. Väga crazy. Ma ei tea, kas mul on valmis selleks.
oleme maandunud, lennuk lükati paika. Nii et ma tegelikult lähen võtan oma asjad. Ja nüüd nad siis teevad seal mingeid asju. Nii et oleme Griffitis. Lõpus oli natukene pampi see värk, aga see ongi madalal lennates ongi, kui sa nii madalale jõuad. Ja ilmselgelt maandumine ei olnud nii sujuv, kui see oli eile, aga ikkagi üpris sujuv maandumine, nii et Ants tegi head tööd.